on jõudnud 15. detsember, reede ja vaadake seda! Taevas sajab lund alla! Enam paremaks minna ei saa, kas tõepoolest on lootust, et seekord on jõululaupäev valge. See hetk, kui teed rahulikult tööd ja siis järsku kuuled telefonist tin-tin. Karo, millega sa hakkama said? Põhimõtteliselt märgistas ta mind siis sellises postituses. If you're tagged, drop and do 10 push-ups no matter where you are. Kuna ma eriline vuss ei ole, siis mis ikka? Paneme sind kuhugle siia ja siis teeme mõned kättekõverdused. Näiteks siia. See on hea koht küll. Ära siis tehnika kallal noki, on ja? Ilmselgelt peab see trenni tulema. Aga noh, see oli ka hea viis, kuidas mind natukene liigutama saada veel siin kontoris. Tšau! Kell saab kohe 7 ja mina pakkisin lõpuks ennast kontoris kokku ja ainult sellepärast, et okei, meil ehitatakse parasjagu. Ma vist pean siit üle minema, ja ainus põhjus, miks ma tegelikult kokku pakkisin, oli sellepärast, et koristaja tuli juba minu juurde ja hakkas muga riidlema, et sina nii noor, ilus neiu, reede õhtul siin tööl, ei, nii ei tohi, ikka mine koju, mine peole. Ma ei oska selle kohta muud öelda, aga mulle väga meeldib see töö, mis ma teen, mis tähendab, et ma aeg-ajalt unustan ennast ära. Ja kuna Märt on nagu nii Soomes ära, siis ma sinna koju ikka ronin. Teen varem tööd. Aga okei, pakkisin ennast kokku, et ta ei oleks mu peale enam pahane. Ma usun, et te kõik viimase 2 nädala vlogmassi osadega aru saanud, et ma olen nagu kergelt sõltuvuses või ma armastan natukene võib-olla liiga palju jõulupühasid, mis tähendab, et ei ole ka väga imekspandav, et lisaks sellele 20 kingitusele, mida ma juba olen inimestele teinud, on mul vaja varusid täiendada. Nii et proovime nüüd shopata ägedaid asju, mida inimesed reaalselt ka päriselt tahaksid jõuludeks saada. Nii meeldib, kui bränd oskab nalja visata, nagu kasutamisjuhend on siis. Ma ei pea sulle ometi ütlema, kuidas dušikeeli kasutada. Kui sa tõesti ei oska, siis leia keegi, kes sulle tõsiselt meeldib ja kutsuda endaga koos duši alla, et ta sulle demonstreeriks. How cute is that? 45 minutit hiljem ja 7 kingitust olemas. Ma olen nii rahul. Kui kõik shoppamised nii kiiresti vaid käiks oleks lihtsalt nii hea. Nii, nüüd läheme autovõtme ja lähme koju! Enne kui ma näitan teile, milline näeb välja minu raju reede, teeme väikse päkapiku kingitoa ära, sellepärast et ma sain nii palju kingitusi, mis saab kõik nüüd ära pakkida. Ja päkapiku töötuba on tänaseks lõpetanud. Kui te vaatate neid kingipakke, siis ma just taipasin, et neil on kõigil üks väga ühine joon. Ja okei, nad ei ole kõige paremini pakitud, aga teisalt on ka see, et nad on kõik kandilised. Ehk siis tuleb välja, et ma alateadlikult juba valin kingitusi, mida oleks võimalikult lihtne pakkida, sest ma ei ole sellest kõige osavam ja ilmselgelt ma tahan oma elu natukene lihtsamaks teha. Ja pidu võib alata. Kõige esimese asjana õige valgus. Teise asjana muusika! Kolmanda asjana panen sinu siia. Lähen toon väga olulisi jupi. Baby, it's cold outside. Ja ei tasu muretseda, after party on ka. I hold your hands, that's just like ice. Beautiful, what's your... Jep, selline on minu reede õhtut reaalsus. Fookus läks ära, tundub, et pidu on käest ära läinud. Ja selline see reede tuligi. Täiesti uskumatu, kui mõnusalt rahulik. Ma ei pidanud täna põhimõtteliselt mitte midagi tegema, välja arvatud tööd ja koristama, mis on mõlemad asjad, mida ma megalt armastan. Nii et jah, ülimõnus puhkepäev oli. Mis on nagu rariteet viimasel ajal selles mõttes, et arvestades ma olen 2 nädalat juba vlogmassi teinud, siis filmimine ja monteerimine võtab oma aja nagu lisaks võrdlemisi tempokale elule niigi. Seega oli tore vahelduseks natuke nagu puhata, kuigi kell on öösel kell 4 ja ma just lõpetasin vlogmas 14 monteerimise. Aga ikkagi mul on väga tore olnud, ma ei tea, ma loodan, et teile ka meeldivad need vlogmassi osad, sest päris
huvitav on iga jumala päev videot teha. Aga jah, ega muud ei olnudki. Ma loodan, et video meeldis. Kui meeldis, siis pööl püsti. Lõpetame selle siin ära. Tšau!